Tere! Minu nimi on Kersti. Olen maagilise reiki meister, praktiseerin, teen energiatööd, seansside näol konsulteerin. Ja minu soov on, et inimesed jõuaksid iseendaga rahulollu, tasakaalu, üleüldisesse niisugusesse armastavasse suhtesse iseendaga. Ja kui sina tunned, et sa oled segaduses, liiga palju infot on sinu ümber, sa oled tasakaalust väljas või võib-olla isegi tunned, et sul on kõigest ja kõigest kõrini, sa tahaksid lihtsalt tõmmata teki üle pea ja olla ja ärge segage mind. Ma tean, ma olen seda tundnud, kogenud. Sellel hetkel tundub tõesti, et mitte midagi ei soovi teha, olla, kuskile minna. Ja sellepärast tuli mul tunne teha niisugune väike videote seeria sellest, et kuidas siis sellest nii-öelda mõõnast iseenda elus välja tulla vaikselt, väikeste sammudega, sest et ma arvan, et sellises masenduses olles sa ei saagi teha niimoodi, et ma pühin nüüd kõik ära, juhhei, homsest olen rõõmus. Et see ei käi niimoodi. See tuleb niimoodi vaikselt, samm-sammult, sul tuleb hakata tegema muutusi iseenda nii-öelda rutiinis, selles samas tõmban teki üle pea ja ärge mind segage. Ja siin selles mõttes soovin jagada sulle siis mõningaid siukseid lihtsaid nippe, mis võib-olla tunduvad mingil hetkel natukene tobedad, aga ma iseenda pealt ja mitmete teiste inimeste pealt tean, et need tegelikult toimivad. Niisiis, esimene samm, mida sa võiksid teha, on iga päev öelda iseendale: täna on minu elu parim päev. Just nii, sa võid selle kirjutada endale kuskile märkmepaberile, panna peegli peale, näiteks hommikul pesed hambaid ja loed seda iseendale, vaatad peeglisse otsa, ütled: täna on minu elu parim päev. Sa võid seda korrata mitu korda, kuidas ise tunned, või alguses lihtsalt lugeda, et sa harjuksid selle nägemisega, selle pildiga. Mina olen seda sama lauset nüüd praktiseerinud üle 1,5 aasta ja see tõesti toimib. Kui ma alustasin selle nii-öelda väljaütlemist ja kasutamist, siis ma olingi nii-öelda oma elu sellises augus ja ma tundsin, et issand, kuidas ma siia sattusin ja kuidas ma siit jälle välja saan. Ja mis see tundub nagu mingis mõttes lihtne ja samal ajal mõtled, et issand jumal, ma tahaks praegu olla kuskil metsas puu all ja sa räägid mulle mingist, et ütle omale, et mul on täna elu parim päev, no kust kohast on ju. Aga kuidas see lause toimib, vähemalt minu praktikas, on see, et sa hakkad ühel hetkel märkama, et näiteks õhtul mõtled, et nii, mis siis oli, täna oli mu elu parim päev, mis see endaga tõi. Ja siis sa märkadki seda, et no tegelikult oligi ju, ma ei tea, ma leidsin parkimiskoha, kui ma sõitsin kuskile, kus ma arvasin, ma võib-olla ei leia, inimesed olid minuga täna toredad, mu tööpäev läks hästi. Et tegelikult sa hakkad märkama neid väikseid asju, mis lõpuks kasvavad suuremaks. Ja seesama nii-öelda tunne, et okei, ongi, lähebki paremaks. Alguses võib olla see natukene niimoodi, et on ja ei ole, aga see tuleb, sest et mida rohkem sa seda kordad, see nii-öelda kirjutab üle sinu seda ajuprogrammi, kus sa kogu aeg oled mõelnud, et ma ei oska, ma ei saa, ma ei taha. Kui sa ütled, et täna on minu elu parim päev, no siis ei saa lihtsalt, su aju hakkab seda kõike ümber kirjutama ja siis ongi, see toodab energiat, see toodab positiivset energiat ja see positiivne energia hakkab sulle vastu peegelduma nende samade asjadega, et
su päevas on toredaid hetki ja sa märkad just neid toredaid hetki, neid häid emotsioone. Sa enam ei hakka keskenduma sellele, mis oli halvasti. Ja ühel hetkel need vähenevadki, sest mida rohkem sa toodad positiivset, mida rohkem sa näed, et see toimib, seda rohkem tuleb ka sinu ellu seda positiivset voogu, mõnusat energiat, inimesed sinu ümber on rõõmsamad ja toredamad. Ja päriselt nii ongi. Ma olen seda ise näinud, ise kogenud. Ja seda tuleb teha järjepidevalt. Ma vahel unustan ära, siis ma teen kas või õhtul. Täna on minu elu parim päev ja siis ma mõtlengi, mis mu elu nii-öelda päeva jooksul on toonud. Ja ma pean ikkagi õhtu lõpuks ütlema, et igas päevas on alati midagi ilusat ja head, mida märgata. Seega ma palun sind, et sa oleksid nõus katsetama ja ütlema endale iga päev, täna on minu elu parim päev. See on esimene samm, et liikuda sellest mõõnast välja. Ja igale mõõnale järgneb tõus. Ja ühel hetkel ma loodan, et me koos saame olla nii-öelda siukses stabiilses neutraalsuses, kus sul ei ole enam neid tõuse ja mõõnasid, emotsioonid ei käi üles-alla virvarr, vaid sa oledki stabiilne ja elu ei mõjuta enam sinu emotsionaalset olemist niimoodi nagu varem, vaid sa suudad selle kõigega toime tulla rahulikult ja tasakaalukalt. Seega mõnusat katsetamist, olemist ja kohtume järgmises videos. Õnnistused sulle, kullakene. Namaste!